Mõned teekonnad on erilised, mõned teekonnad on väga otsustavad. Vahel ka nõnda, et saavad suuremaks kui inimene ise, kes seda teed käib, kui tema mõistmine ja teadmine. Kõige grotesksem näide on Christoph Columbus, kes Ameerika avastas nõnda, et ta läks Indiasse, jõudis pärale, teadmata, kus ta tegelikult on, sõitis koju tagasi, teadmata, kus ta käis. Ja ometi sai see rännak väga-väga oluliseks rännakuks maailma ajaloos, avastades uue mandri. Täna 104 aastat tagasi läksid pikalt tänavalt üks teekond Palermo metsa. 6. jaanuaril 1919 mitukümmend Rakvere inimest läksid sinna. Nad olid vangistatud bolševike poolt, nad viidi vangidena. Teiste hulgas ka meie koguduse üks vaimulike abiõpetaja Valter Pauker. Me ei tea, mida nad teadsid selle teekonna lõpust ja sellest, et nad seal maha lastakse. Kui palju nad seejuures mõtlesid sellele, et varsti on Rakvere taas vabastatud. Kui palju nad nägid sel ajal lootust Eesti võiduks selles sõjas. Aga see oli kindlasti üks väga-väga eriline teekond nende jaoks ja meie jaoks, kes nende surma mälestust jätkuvalt oluliseks peame. Ja siis need targad sealt hommikumaalt, palju nad teadsid, kuhu nad lähevad ja mis pärast ja mis nad sealt eest leiavad. Mingi aimdus oli, täht. Kusagil on kuningas ja nad asuvad teele. Aga ilmselt ei olnud see teekond päris see, mille nad päriselt asusid. See, mida nad leidsid, ei olnud see, mida nad otsisid. Ja kuidagi siiski jäi see teekond neid kandma ja tegi nad suuremaks nende endi elust. Piibli uurijad ütlevad õigupoolest, et see tarkade tuleku lugu ei peaks võtma mitte kui ühte ajaloolist jutustust selle kohta, kuidas kusagil Pärsest mingid tähe uurijad teele asusid otsima Kristust ja teda kummardama läksid. See ei ole mitte lugu, mille puhul küsida, et no mis teed mööda nad täpselt käisid ja kuidas nad ikka nii pika maa suutsid läbi käia ja kui kaua see neil aega võttis. See on päris vähe tähtis. See ei ole lugu mitte tarkade rännakust, vaid meie endi rännakust. Meie, nii tahab Matteuse evangeeliumi autor öelda, oleme targad, oskame märke lugeda, oskame olulist tähele panna, kui asume teele. Isegi siis, kui meil pole teed näitamas rohkem kui mõni udune aimdus, igatsus, et midagi peab veel olema, kui meil on mingi suund, kuhu suunas võiksime minna, kui me hakkame otsima. Selleks, et leida tõeline. Selleks, et leida see, mis saab meie elu tõeliselt kanda ja sellele tähendust anda. Meie usulised otsingud, meie religioossed püüdlused, vaimulik elu ei olegi ju tegelikult midagi rohkemat kui ühe aimduse peale teele asumine.
mingi tunne on, mingi küsimus on, mingi igatsus ja soov on, aga kuhu see tee lõpuks kannab? Mis on see, mille me leiame? Selle kohta oskame vähe ütelda. Ja vist kõik, kes me oleme sellele teele asunud, võime öelda, et see tee teeb ise suure töö ära meie eest. Lihtsalt me asume teele, hakkame elama seda vaimulikku elu, püüame leida vastuseid küsimustele ja see hakkab meid kandma. Sel teekonnal ei ole õigupoolest pärale jõudmist. Küsime, kas need targad leidsid, mis nad otsisid, justkui leidsid, aga nad ei jäänud sinna pidama. Nende teekond jätkus, nad läksid koju tagasi. Kirikuisa Püha Gregorius Nyssast ütleb, et kes otsib Jumalat, leiab Jumala, sest Kristus ütleb, kes otsib, see leiab. Aga kes leiab Jumala, jääb alati otsima. Sest Jumal ei ole mingi kadunud võtmekimp või ostetav toode või mingi teadmine või tunne, mille saad kusagilt hankida. Jumal on vägi, elustav vägi ja selliselt on ta meie jaoks haaramatu. Parafraseerides Jeesuse sõnu, kes ütleb, et õndsam on anda kui võtta, võiks taolisele teel olijale, vaimulikul teel käijale kõlada sõna õndsam on minna kui tulla. Tarkade jaoks algas kõige tähtsam osa nende rännakus siis, kui nad Jeesuse juurest ära läksid, mitte siis, kui nad sinna jõudsid. Evangeelium ütleb, et nad läksid teist teed. Seda võime mõista kogu ühte ilusat sümbolit. Muidugi nad läksid mööda teist teed, sest nad ise olid saanud teiseks. Nüüd algas tee päriselt. Minekus oli õndsus. Selliselt oleme kõik palverännakul, teekonnal, vaimulike inimestena, religioossete inimestega, teekonnal, millel on otsimise, leidmise ja edasiotsimise väärtus. Sa uuened, sa kasvad, saad teiseks, saad tõelisemaks ja jätkad oma rännakut. 9 aasta tagusest ühest oma rännakust tegin mõned märkmed oma päevikusse, jagaksin 2 lõiku. Nagu ikka, jääb lahkudes igatsus. Ühtepidi tahad, et lõpud oleks olemata, teistpidi võiks ikkagi sündida midagi uut. Kuidas on nii võimalik iial rahu leida? Ja siis meenub, et oled palverändur. Sa ei ole tegelikult jõudnud veel mitte kuhugi, ometi oled sa käinud kõikjal. Juba esimesest sammust oleks piisanud, et päral olla. Ja ka 100 aastast teel ei piisa, et kuhugi jõuda. Palverännu tee on alati seesmine tee. Rändur leiab selle raja otsa mõne kiviveerelt, kes on selgeks saanud kohaloleku oskuse, või uduga täidetud hommiku vaikusest. Võid pärast kodus rääkida lugusid ja näidata pilte, aga mitte see pole tähtis, ega ka see, et ühe unistuse oled teoks teinud. Teistele seda hästi rääkida ei saagi, visandad vaid kontuure, ise aga näed rohkem, näed värve ja värvides Jumalat. Võib-olla taolisel moel võiksime mõista ka
seda tarkade rännakut ja mida see võiks nende jaoks tähendada. Minek sinna ja tagasi ja uueks saamine. Tarkade tarkus ei seisnud mitte ehk selles, et nad Kristuse üles leidsid, vaid et nad mõistsid sealt leidmise juurest teekonda jätkata, edasi minna. 3 kuningapäev on jõulude lõpu selline tähistaja. Jõulud on läbi, nüüd ja ametlikult. Tarkus on aga see, et meie mõistaksime oma teekonda jätkata nõnda, et see oleks pisut tõelisem, rohkem elus ja kantud jumalikust otsimise, leidmise ja uuesti otsimise väest. Aamen.